Tere! Alustame Reali TV uut hooaega. Mina olen Robin ja sellel hooajal on Reali TV meeskonnas palju uusi nägusid. Ja nagu ikka, hoiame teid kursis koolis toimuvaga. Selle saate teemad on kooli alguse aktus, teatejooks ümber koolimaja, vabaühenduste laat Rakvere gümnaasiumis, inimorganite meisterdamine, sügisnäitus Looduse valik, Suure paugu esitlus aulas, maskeerimismäng Palermos. Nüüd sündmustest lähemalt. Tähistasime kooliaasta algust traditsioonilise aktusega koolimaja ees, mis jätkus 1. ja 12. klassiga aulas. Meie seas on ka palju uusi õpilasi, neid, kes liitusid meie kooliga alates 10. klassist, kes on tulnud teistest maakonna või ka kaugemalt koolidest. Ütleksin teilegi eraldi tere tulemast meie perre, loodan, et teie sisseelamine läheb kenasti ja ka teiega on umbes täpselt nädala pärast üks natukene eraldi jutt plaanis. Väikene laul oli rannas maas, kes meelega arpe ja rannas maas. Üks väikene laul oli rannas maas, täna hommikul peale sadu. Väike lauluke oli rannas maas ja oli see laul. Sulle tehti enne hambast siis ka.
igastahes, kas te usute või mitte, aga siin sees on vesi. Kohe näitan teile vett. Pole just väga tihti, kui Lotte kannab oma kotis vett. Mis te arvate, et tuleb vesi välja või tule? Ma tulen näitan lähemalt ka, tilgub või? Okei, panen mõlemad poolt, panen kõigepealt siia. Ja siis panen ühe siia. Tulen näitan uuesti või? Olge nagu see kott, olge alati rõõmsad ja hästi toredad ja ärge laske oma rõõmu ega vett välja. Kes on see selja taga? Vidur vänd, ta küll. No tere, Mart. No tere! No, aga mis sa siin teed? Tere emad-isad, tere vanemad, tere õpetajad, tere koolimaja. Oota. Kas sina, poiss, tead, kes ma olen? Ikka tea. Oota. Laseme lastel ka arvata. Tubli lapsed, õige. jah, kuidas kellelgi see esimene koolipäev parasjagu meelde on jäänud. Ja siis loomulikult lapsevanemad, kes siin on täna vist kõige arvukamalt ja kes on need kõige suuremad pabistajad ja närveerijad, eks ole. Aga juba ette rutates võib öelda, et karta pole ju tegelikult midagi ja olen minagi siin majas juba piisavalt kaua olnud, et päris mitu lapsevanemat on siin ise ja mitte väga kauges tulevikus küll esimesest ja küll omal ajal ja natukene sellest teisest reast siin läbi käinud. Mis võiks olla parem tee, kui su oma emakeel, väiksest peale juba suus on see vägev parandus. Nagu igal sügisel, nõnda ka see aasta toimus traditsiooniline teatejooks ümber koolimaja. Eraldi hinnati jooksjate kostüüme ja fännide aktiivsust. Kuidas rada tundus, kas kerge või raske? Lühike. Ja kas olete varem ka seda maad jooksnud? Ei ole, esimest korda. Nii et rada tuli täieliku üllatusena või käisite juba õhtuti varem rada proovimas? No ega paar õhtut sai siin ikka niimoodi läbi kõndida, aga no jooksmine on täitsa teine asi. Ja kus te siukse laheda kostüümi endale saite? Selle kostüümi Masterchef nagu toetas meid, et me jagaksime nende saadet ka inimeste seas. Sealt saimegi. Ja kas raja kiireks läbimiseks oli teil ka mõned nipid varuks? Olid küll, enne starti me saime hunnikus banaani. Kust tuli siuke kostüümi idee või see on teie loomulik välimus? Otse loomulikult loomulik välimus. Ma sündisin niimoodi. Ja kas te tundute väga ühte kokku hoidvad, et kas te plaanite rada ka koos läbida? Ei, meil on eraldi. Absoluutselt, igaüks on enda pealt väljas.
ja võidame, võidule väljas. ja kas on mingid nipid ka, kuidas rada kiiremini läbida? Otse loomulikult enne jooksu ei tohi grammigi soojendust ei tohi teha, puhtalt külmalt peale, siis on kõige parem energia sees ja kõigile soovitan, ärge jumala eest sooja ennem tehke. Ja, et ma olen nädal aega dieeti pidanud selleks ürituseks, et ma hommikul ei söönud, õhtul ei söönud ja nüüd ma olen vormis. Ja mina olen ainult nädal aega vee peal olnud. Ja. See jooksurada oli mugav? Oli küll, aga see muru peal koht seal on ikka iga aasta nii hull. Aga muidu oli väga hea. Aga kas raja peal tuli veel mingeid takistusi, millega ta eelnevalt ei olnud arvestanud? Ei tulnud tegelikult. Väga tore, iga nurga peal olid fännklubid ja väga armas. Ja mis oli teie siuke nipp, millega te plaanite siin täna selle võistluse kinni panna? Tuleb võtta asja positiivselt ja lihtsalt panna täiega. Kust tuli siukse laheda kostüümi idee? Kus ma tean, kus see idee tuli? See on lihtsalt, kuna me oleme teatriklass, siis ütleme nii, et midagi loominguliselt peab tegema. Aga kas see kostüüm näitab seda, et teatriklass on kuidagi kokandusega tegeleb rohkem või on kokandusest huvitatud? Teatriklass tegeleb kõigega. Absoluutselt kõigega? Jah, valimatult. Ja kas raja läbimiseks on teil mingeid häid nippe või mingi hea plaan, kuidas seda kiiremini läbida? No võt, meil on selline hea Taigna roll abimeheks, vaata. Et kui väga ette jääme, siis võtame selle abiks. Kas õpetaja on täna ise ka jooksus või? Kahjuks ei võetud. Ei võetud, aga... Sellesse jooksu ei võetud, aga ma olen õhtul jooksus. Aga siis täna täidate nagu ergutaja osas? Absoluutselt ja toetaja ja motiveerija osa ja. Ja kui klassijuhatajana, kas te klassis paite mingi plaani ka kokku, kuidas rada kiiremini läbida ja võita? Eks me natukene ikka mõtlesime seda taktikat ja võimalusi ja ega need võimalused tuleb reaalselt ellu viia ja tegelikult meie põhiline on see, et olla rõõmus, nautida seda ilma ja seda olukorda, mis meil siin võimaldatakse siis läbi viia. Kust tuli siuke kostüümi idee või see on loomulikud juuksed on teil need? Ei, ma arvasin, et vaata, kui meie klass jookseb, siis ma arvasin, et ma natukene ergutaksin jood, et oleks nagu mingi afrokutt. Aga miks siis ise rajale ei saanud? Kas on mingi füüsiline vigastus või lihtsalt ei lastud? Ma arvan, et lihtsalt ei lastud. Ja olete kurb ka või just äkki on parem olla ergutaja rollis? Minu arust on parem olla ergutaja. Kas teil on mingeid nippe, kuidas rada kiiremini läbida? Jah, mu tossud. Ja teil? Ka, tossud. Ja kas need ongi siis vipp täpselt tänaseks päevaks ostetud jooksutossud? Jaa, spetsiaalselt. Need on iga ilmaga täna on hea kuiv ja hea õhk niiske ja täpselt kuiv niiske vahepeal need. Käite iga päev siukse maskiga koolis? Ja käime jah. Iga päev käime. Ja kas raja kiireks läbimiseks on ka teil mingid nippe või siukseid trikke? Me läbime raja kooki küpsetades ühesõnaga peaaegu. Ja kas teil ikka ergutusmeeskond on kaasas? Muidugi on. Siis on hästi. Kas jooksurada oli mõnus? Jaa, väga mõnus oli. Kas tee peal tuli ette ka mingeid takistusi, millega ta ei olnud arvestanud? Peale kurvi oli paar üllatust küll, aga sai hakkama. Ja kas ergutajaid oli rohkem kui jooksjaid või oli see aasta vastupidi? Ei, ergutajaid oli ikka väga palju. Kus saite kostüümi idee?
see on minu oma. Ja kas ise tegite või ema meisterdas valmis tänaseks päevaks selle? Ei, ikka Maria. Maria, okei. Ja kas teil on mingid nipid ka, kuidas paremini rada läbida, nii et võit kindlalt tuleks? No esimene asi on, et hoia pead kinni kõigepealt ja hoia pead selgana. Neljapäeval 17. septembril toimus Rakvere gümnaasiumis vabaühenduste laat. Meie reporter Kirke käis asja koha peal uurimas. Ma proovin teile sellise hästi kiire presentatsiooni teha, et mis see kogukonna praktika laat iseenesest on, kuidas hakkab välja nägema, mis täna laadal toimub. Meil on osad vabaühenduse esindajad ka kohal, nendega võite kohal peal tutvuda, keda ei ole kohal. Ma printisin välja lehed nendest vabaühendustest ja selline kogus tutvustus nendest, et mida nende juures saab teha. Milliste ootustega te siia tulite? Ootused on kõrged, tahaksin head praktika kohta saada omale ja uusi kogemusi. Sama, võiks hea koht olla, mitte eriti halb. Ootused olid kõrged, aga nüüd kui ma siit ära lähen, siis olen päris kurb tegelikult. Miks? Kas sa leidnud endale õiget vabaühendust või? Leidsin, aga kohad läksid lihtsalt niimoodi. EMSL on Vabaühenduste Liit ja see on selline organisatsioon, katusorganisatsioon, mis aitab teistel vabaühendustel paremini hakkama saada. Milline on hea praktika koht? Kus ikka õpin palju asju juurde ning saan ka häid kogemusi, kindlasti. Mis oleks huvitav, mis mulle endale meeldib, et seda väga ei taha teha, mis mulle ei meeldi, et pigem see, mis mulle endale meeldib. Ma väga loodan, et see on hariv mingil moel ja et ma ise arenen ja ma õpin midagi juurde. Kas te olete juba leidnud endale mingi praktikakoha? Leidsime hea praktikakoha, et ökokratti lähme oksi korjama. Ja lõket tegema. Meistrile selliks, see on siis töötute koolitus ja midagi oli seal veel päris täpselt ei mäletagi. Ja teie võite endale valida meelepärase vabaühenduse, kus te saaksite seda teha. Ja kui täna, aga sellest ma räägin pärast ka veel, ei leia sellist vabaühendust, kus tahaksite natukene vaeva näha ja õppida midagi, võite seeläbi midagi. See ei ole Karmeli kogudusel esimene aasta siin laadal, et millised kogemused on eelmine aasta praktikantidega, oskad sa öelda? Kuna ma ise ei ole kõigil aastatel juhendaja olnud, see on tegelikult 3. aasta meil juba, et ma ei ole ise otseselt juhendaja iga aasta olnud, siis ma täpselt ei tea, millised emotsioonid on, aga nii palju, kui ma olen kuulnud näiteks poisid ja tüdrukud, kes on käinud popkohvikus abis lastel nii-öelda programmi teinud ja siis nad on alati läinud ära väga positiivsete meeleoludega, just sellised, kes ei ole võib-olla käinud kordagi koguduses otseselt, et nad on läinud ära ja kirjutanud ainult häid arvustusi ja mõtteid kirja, et mis on minu arust väga positiivne, et kui sa tegelikult ei tea koguduse tööst midagi ja siis tuled ja näed, mis tegelikult toimub seal, et käib vahel laupäeval peaaegu 100 last ja Fusion Core'is käib samamoodi 50 noort korraga kohal, et see on natuke ootamatu võib-olla alguses, kui sa ei tea seda. Kas seda ei või juhtuda, et paljud noored ehmatavad võib-olla ära, et näevad seda kogudust seal ja mõtlevad, et see on kindlasti kuidagi usuga seotud ja et parem hoian eemale. Kas te seda ei karda? No need tavaliselt ei tule, kes kardavad ja kardavad, et ehmatavad ära, et nemad ei pane kirjagi, siis ei ole väga probleemi. Aga need, kes on tulnud isegi eelarvamustega, on tavaliselt ära läinud väga positiivsed kogemustega, mis on nagu. Kas teil on selle aasta suhtes mingeid erilisi ootusi? No tore oleks, kui inimesed leiaksid endale koha ja ise ka toimetaksid, et hästi vahva ongi see, kui inimestel on küsimusi, et nad ise ka otsivad lisaks, mis juba nüüd eile ja täna hakkaski ilmnema, et mida lähemale see laat tuli, oli juba neid küsimusi ja mõned ju toimetavad, et siin oli üks huvitav küsimus, et ta juba toimetab seal oma varasematest huvidest lähtuvalt. Et siis ongi ju see kasutegur natuke teistsugune ja suurem, aga nojah, elame näeme, kõik aastad vennad ka ei ole päris.
Mida te soovitaksite õpilastele, siis tulevastele praktikantidele? No selged pead ja sooja südant ja jõudu tööle, eks ju. Töökat esimest poolaastat. Aga aitäh! Miks te kogukonna praktikat teete? No see on väga lihtne. Sellepärast, et on vaja kogukonda aidata ja alati ei ole neid ressursse kõikidel inimestel, et niiviisi omavahel koostööd teha. Et see on väga hea idee, mida me edasi viime ja õnneks meil on ressurssi, et seda ellu ka viia. Et vaata, nüüd me organiseerisimegi õpilased, koolid, õpetajad ja vabaühendused kokku, eks ju. Ja nüüd ongi meil nagu kogukond juba toimimas. Et protsess toimub, vabatahtlikud lähevad abistama, vabaühendused saavad abikäsi, saavad ennast natukene promoda, nendest saadakse teada, rohkem inimesi juba teab, et kuidas see kõik käib, tegelikult kõik käib omal jõul, mitte keegi, mitte kuskilt ei tule, mitte kedagi abistama. Nii et palun, nagu kogukond on ainukene lahendus selleks, et no midagigi head ära teha enda rajoonis. Vastutustundlik lihtsalt. See on juba 3. aasta. Kas õpilaste seas ja vabaühenduste seas kas nad on huvitatud sellest? No nagu näha on, nad on kohal. Võib-olla mitte kõik ei ole huvitatud ja mis on täiesti loomulik. Ei saagi mingisugust asja välja pakkuda, mis absoluutselt igaühele meelepärane oleks. Aga ma arvan, et tihtipeale see on lihtsalt isegi selline elukogemus, mida iga päev ei koge. Ja isegi tihtipeale, kes tulevad programmi alguses, mõtlevad, et küll on nõme, eks ju, ja et peab midagi tegema, aga lõppude lõpuks saavad sellise kogemuse, et lähevad ise pärast seda uuesti tegema. Niisama, eks ju. Et ma arvan, et huvi on igal juhul ja see on kõigest tegelikult 3. aasta minu silmis, mis on juba tegelikult hea töö, et 3 aastat jõudsime seda teha, eks. Aga noh, see on ka veel alles algus, et me ikka muudame seda alati paremaks ja töötame selle kallal iga päev. Kas sellel aastal on ka midagi teisiti, midagi uut moodi, mida varem ei ole olnud? Mastaabid on uut moodi. Mastaabid see suhtes, et me oleme selle programmiga laienenud, et me oleme juba õige mitu maakonda hõlmanud, et sel aastal on meil 12 kooli juba osalemas, mis on kihvt. Esiteks, et õpetajad tunnevad huvi, järelikult, nagu me just ennist rääkisime, sõna levib, huvi kerkib ja me saame seda, minu lootes vähemalt seda headust tuua teiste inimesteni. Ja eks aeg näitab, aga siiamaani 3 aastat oleme juba tegutsenud, järelikult nõudlust on, nagu turul ikka, eks. Poleks nõudlust, poleks ka pakkumist. Gümnaasiumiõpilaste juhendamisel meisterdasid põhikooli õpilased aatriumis inimorganeid. Paneme niimoodi siit alt kinni, et hoiaks paremini. Lihtsalt need keerud tulevad nagu välja. Pärast pannakse sellest inimene kokku. Päris tunda. Noh? Ei, seda ei tohi. Millega me selle üle välja? No, teeme selle ja enne jääb ka pea. Enne veel mõlema. Ei, ma ei tea, minu arust selle pealt ei meeldi panema. Näidake, kuidas teil see kops töötab. See on täpselt selles suunas. Pea. Ei pea, siis läheb lihtsalt ilu. Peame selle soone paika panema, sest muidu on meil ainult ümmargune kera nagu maakera. Martina, vaata, soon. Aga me värvimegi ju selle ära. Esimese korruse koridoris oli üleval sügisnäitus Looduse valik, kus sai näha eriskummalise kujuga köögivilju.
gümnasistid tutvustasid läbi huvitavate katsete suure paugu teooriat algklassi õpilastele. See kõik juhtus 13,8 miljardit aastat tagasi. Miljard on siis 1,9 nulliga. See juhtus siis, käis üks, nagu öeldi, suur pauk, aga tegelikult see ei ole ka päris kindel, et see tegelikult niimoodi juhtus. Sealt targad mehed on oletanud, et nii see võis olla, teinud palju arvutusi ja mõelnud välja, et võiks ju olla mingisugune teooria, et kuidas see juhtus, muidu on nagu keeruline edasi elada, kui üldse ei tea, et kust me tuleme. Et meil on siuke huvitav katse teile tehtud. Koldi sisse kogusime meie kloori õues, sellepärast, et nagu te teate, kloor haiseb väga kõvasti. Siin te hakkate siis nägema suurt pauku ja siis sellise imeliku nime sai ta ühed teadlased, kes tegelikult üldse ei uskunudki, et selline asi kunagi juhtunud on. Ja ta pani sellele siis nii-öelda sellise natuke naljaka nime, aga see on siiani selliseks jäänud. Ja nende katsetega on nagu on ju suht ehku peale, et vahest tuleb välja ja vahest ei tule. Palermos toimus 3. klasside maskeerimismäng, millest võtsid osa meie ja Rakvere põhikooli õpilased. Whenever she goes, I'm feeling so lonely. Whenever she moves, it turns me so crazy. I don't know what to do, but this girl is doobie-doo. She makes me lose my head, go doobie-doo. Whenever she sways, my heart starts flipping. Whenever she dances, my legs are shaking. I don't know what to do, but this girl is doobie-doo. She makes me lose my head. Ma saan aru, et teil on olnud tore hommikupoolik. Ei ole, kõigil ei ole. Kas kõik said ennast maskeerida? Ei saanud, jah. Osadel tuli pealt vaadata. Aga teil olid siis omad esindajad, kes pidid vahvasti võistlema ja teie klassile au ja kuulsust tooma, oli nii või? Aitäh ja kõigepealt ma tahan öelda, et te kõik olete väärinud ühte suurt kiitust ja ka need, kes ei võitnud seda päris esimest kohta, tegelikult te saate ühed vahvad kommipakid, mille on teile välja pannud Rakvere linnavalitsus, on niisugune lugu, jah? Vabalt valitud ajal Tallinna loomaaias Aleksei Turovski juhendamisel tervele klassile Rakvere Reaalgümnaasium 2. A. Klasside maskeerumismängu loodusvalik üldvõitja
saab auhinnaks tasuta klassikülastuse teaduskeskusesse Ahhaa endale soovitud vabal valikul. Lisaks ka Kaitseväelt šokolaadi. Rakvere põhikool 3. klass. Selleks korraks mahukas saade vaadatud. Ja juba monteeritakse uut ja huvitavat materjali, nii et püsige lainel. Aga see pole kõik. Lõpetame väga meeldiva üllatusega. Ja alates aastast 2002 on Rakvere teater meeles pidanud neid kõige. Ja anname me välja siis teatritruuduse ordenit 3 erinevas kategoorias. Kõigepealt parimale koostööpartnerile Rakvere teatri 75. hooajal. See on siis asutus või ettevõte, kes on meid meeldivalt üllatanud, kes on meile nõu ja jõuga kaasa aidanud, et meil kõik õnnestuks. Ja me pöörasime pilgud eelmisesse hooaega ja koostööpartner Rakvere Reaalgümnaasiumi videostuudio ja juhendaja Jaanus Lekk.